trennide kohta. Esimene asi, kuidas käib seljas kõik. Alustame seljakontrollist, turvaline haare on peal, paneme siit headelt kinni. Pealmine käsi, mis tuleb õla pealt, tuleb siit kõri eest läbi, küünarukku ninaga ühel joonel. Võtame tema õlast kinni ja teine käsi tuleb meie peade vahelt läbi. Nüüd ma peidan kägistava käe siia ära ja võtan teisest õlast kinni. Ja kägistuse lõpetamiseks surun küünarukku kokku, surun neid alla ja hingan sisse. Kuidas aga seljast põgeneda, me peame kõigepealt jälgima, et ta ei saaks mind kägistada. Mõlemad käed tulevad takistavad kägistavat kätt. Kui ma olen kindel, et ta ei saa mind kägistada, ma võtan ühe käe appi ja tulen seda jalga siit eest ära võtma. Sirutan jalga, võtan selle konksu ära ja kohe tahan õlgasid suruda maha ja istuda puustega tema jala peale. Kui ma tunnen, et seda kägistust enam siit ei tule, võin hakata seda pealmist jalga raamima, siis vältida tema maalt tuleb. Ja siis ma olengi avatud kaitses valmis. Sattusime avatud kaitsesse. Mida me sealt teeme? Tavaliselt tekib selline olukord, kus me oleme libis kaitses, ehk siis meie varbad on tema reisise külgedel. Tema tavaliselt saab raskuse meile peale, ehk siis siit me tahame saavutada seda, et saame raamid tema pea või jala peale ja siis me vetime, et viime enda puusad siit eemale. Kui me suudame raamidega teda eemal hoida, mida me suudame, kui meie raamid on sirgel, siis andume küünarukki peale, tuua jala siia toeks ja siis tuua selle järele jäänud jala alt läbi. Kui ma sain jala alt läbi, siis ma saan teda raamidega eemal hoida ja vajadusel ära minna. Kui aga ta on raskusega just mulle hästi vastas, ma ei saa niisama ära minna ja ära raamida, siis ma tahan teda tühjada. Selle jaoks ma otsin althaagi, ülehaagi ja tõmban ta raskust veel rohkem enda peale, et saaksin enda konksudega visata teda ülehaagi poole. Ja see on konksuga tühjada.